Tere, armas teeline. On hea meel jälle alustada uut mõtisklust. Tänane mõtisklus on eriline, sellepärast et see mõtisklus keskendub Jeesusele. Aga tänase mõtiskluse olen pealkirjastanud hoopis järgnevalt. Milleks ohver? Alguses loen teksti Johannes ilmutamise raamatu 5. peatükist salmist 9. Ja see ütleb nii, nad laulsid uut laulu. Sina oled väärt võtma raamatu ja avama selle pitserit, sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja pagana hõimudest. Nähes Jeesust tulevat Jordani äärde, hüüatas risti Johannes, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. See on kahtlemata viide ohvriloomadele, kes osutasid Kristuse asendussurmale kogu inimkonna eest. Piiblis pole võimalik ohvriloomade teemat mitte märgata, sest see on piibli keskseid mõtteid ja täidab olulist osa ilmutusraamatu suurejoonelises vaatepildis, kus Johannese pilk suunatakse Jumala troonisaali. Tõsiasi, et niisugusel pöördelisel hetkel ilmub Jeesus tallena ja tapetud tallena, on ülimalt tähtis kogu selle prohvetliku episoodi mõistmisel. Sel nädalal heidan pilgu mõnele ohvriteenistusega seotud teemale, kus saadud teave aitab meil paremini mõista Jeesust, tapetud talle troonisaalis olevat peategelast. Nii avaldub tema lõpmatu armastus Jumalana, kes tõi ülima ohvri. Seda tõsiasja imetleme meie ja universumi teised mõistusega olevused igavesti. Mõnikord on kahe mõttekäigu kõrvutamine väga kõnekas. Ohverdamise olemuse piibelliku vaatenurga kohta jagavad olulist teavet ka need olukorrad, mil Jumal tema rahva toodud ohvrid tegelikult tagasi lükkas. Prohvet Jeesaja kirjutab 1. peatükis järgnevalt. Kuule, taevas ja maa, pane tähele, sest Issand kõneleb. Mina kasvatasin lapsi ja lasksin neil sirguda suureks, aga nemad astusid üles minu vastu. Härg tunneb oma peremeest ja eesel oma isanda sõime, aga Iisrael ei tunne, mu rahvas ei taha mõista. Hädapatusele rahvale, süüga koormatud rahvale, kurjategijate soole, kõlvatuile lastele. Nad on jätnud maha Issanda, nad on põlanud Iisraeli püha, nad on pööranud talle selja. Kuhu tuleks teid veel lüüa tee tõrksused jätkudes? Pea on üleni haige ja süda täiesti jõuetu. Jalad allast pealaeni ei ole midagi tervet. Aina vermed, muhud ja värsked haavad, mida ei ole puhastatud ega seotud ega õliga leevendatud. Teie maa on laastatud, linnad tulega põletatud, võõrad söövad teie põllud tühjaks otse teie silme all. Kõik on laastatud otse kui segi paisatud Soodom. Sioni tütar on jäänud üksi otse kui vahionn Viinamäel, otse kui öömaja kurgipõllul, otse kui sisse piiratud linn. Kui vägede Issand ei oleks meile jätnud pääsenuid, olgugi pisut, oleksime olnud nagu Soodom ja Gomorra sarnased. Kuulge Issanda sõna, Soodoma pealikud, pane tähele meie Jumala õpetust, Gomorra rahvas. Milleks mulle teie tapaohvrite hulk, ütleb Issand. Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast. Härjavärsside tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle. Kui te tulete vaatama mu palet, kes nõuab siis teid mu õuede tallamist? Ärge tooge enam tühiseid ande, ohvrisuits on mulle vastumeelt. Noorkuu, hingamispäev, koguduse kokkukutsumine, ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühtaegu. Mu hing vihkab teie noorkuid ja seatud pühi, need on mulle koormaks, ma olen tüdinud teid talumast. Kui te käsi sirutate, peidan ma oma silmad teie eest. Kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, sest teie käed on täis verd.
aga prohvet Jeesaja lisab 56. peatükis: ja võõrad, kes on liitunud issandaga, teenivad teda ja armastavad issand ime, et saada tema sulaseks. kõik, kes peavad hingamispäeva ega riku seda, kes peavad kinni minu lepingust. Needki ma viin oma pühale mäele ja ma rõõmustan neid oma palvekojas. Ja nende põletus ja tapaohvrid on mu altari peal meelepärasest, sest mu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele. Ja 51. psalm lisab siia veel sellise mõttekillu: Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. Kõnealune kahetsusväärne osa Iisraeli ajaloost ei olnud esimene kord, mil Jumal ohvri tagasi lükkas. Midagi sarnast juhtus üsna lunastusloo alguses, kui Jumal kiitis heaks ja võttis vastu Aabeli ohvri, aga mitte Kaini oma. See algne sündmus annab meile veel ühe võimaluse kõrvutada vastuvõetav ohver vastuvõetamatuga. Jeesaja päevil täitis Iisrael kombeid, et usuasjades linnukesi kirja saada ja vähima võimaliku pingutusega Jumalat rahustada, elades samas nii, nagu neile meeldis. Nende toodud ohvrid olid enesekesksed, nagu ka Kaini oma, ega lähtunud soovist alluda Jumalale ja anda end üle temale. Samasugune sõltumatuse meelsus kihutab tagant selle maailma kuningriike. Kain tahtis elada nii, nagu talle meeldis ja täita Jumala jaoks oma tingimustel vaid rituaal. Võib arvata, et tal oli Jumal tülinaks, tõkkeks omaenda rajal, ent nii palju kartis ta Jumalat siiski, et asi ära teha. Aabel aga tõi Jumala nõutud ohvri, mis meenutas Jumala tõotust tulevase messia kohta. Talle, kes oli ettetähenduseks Kristuse päästvast tööst Golgatal. Aabel mõistis lunastuse suuri põhimõtteid. Ta mõistis, et ta on patune ning et patt ja selle tagajärg lahutavad teda Jumalast. Aabel tõi tapetud ohvrilooma ohverdatud elu ja tunnustas sellega, et käsunõudeid oli eiratud. Verevalamine suunas tema pilgus suurele ohvrile, Golgata ristil surevale Kristusele. Lootes seal toimepanevale lepitusele sai Aabel tunnistuse õigeks mõistmisest ja tema ohvri vastuvõtmisest. Kui oluline on siiski, et me ei püüaks lihtsalt mõnda asja ära teha. Piiblis leiame võrdkuju ja tegelikkuse. Mis on võrdkuju ja selle vaste? Me ütleme sageli Kristuse võrdkuju. Tulevaste asjade eelkujutis. Objekt, mille täitumine toimub milleski või kellegi teise poolt. Vahest öeldakse, pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Vanas testamendis räägiti inimestele Kristusest, tulevasest päästjast. Sõnu on võimalik öelda, jutlusi pidada, raamatuid kirjutada, aga elavat näidet või õppetundi või pilti on ju palju lihtsam mõista. Jumal andis illustratsioone, vaimulikke pilte, mis illustreerisid tulevikku. Võrdkuju, vaimne pilt, mis esindab midagi tulevast ja selle kohta kasutatakse ka sõna antitüüp ehk võrdkuju täitumine. Võrdkujud on vaimsed pildid, need illustreerivad midagi tulevast. Heebra 10.1 ütleb, käsk olles ainult tulevaste hüvede vari, aga mitte asjade täiskuju ise, ei või iialgi samade iga-aastaste ohvritega, mida ühtelugu ohverdatakse, teha täiuslikuks nende toojaid. Vanatestamendi ohvrisüsteem, seega siis tallede ohverdamine, ei teinud inimesi täiuslikuks. See oli ebatäiuslik süsteem, mis osutas Jeesusele Jumala tallele. Tema ju ohverdati üks kord ja alatiseks. Ja siin on mul nüüd mitmeid näiteid sümbolist ja selle vastest ehk antitüübist, tegelikkusest. Esiteks, veri. See on sümbol. Veri uksepiitadel Egiptuses kattis
päästis iisraellasi hävitusingli eest, nii ütleb piibel. Nad tapsid paasatalle paasapühal. aga mis oli tegelikkus? Kristuse veri katab meid nii, et me saame seista püha Jumala ees süütuina ja plekituina. Sest 1. Korintuse 5. peatükk ütleb, sest ka meie paasatall Kristus on tapetud. Teine sümbol, ohvritalled. Ohvrisüsteem pattude kustutamiseks. Hebra 10. peatükk ütleb, ent ohvritega tuletatakse iga aasta patte meelde, sest on võimatu, et härgade ja sikkude veri võib patud ära võtta. Ohverdamise süsteem oli ebatäiuslik. Sellele vaatamata osutas see täiuslikule Jumala tallele. Härgade, sikkude ja tallede veres polnud iseenesest lepitust. Lepitus oli Jeesuses. Tema oli vaste ehk antitüüp. Hebra 10. peatükk jätkab. Kuna ta eespool ütleb, ohvreid ja ande ning põletusi tapaohvreid sa ei tahtnud ega ole need su meele järgi, kuigi neid käsu järgi tuuakse, siis ütleb ta pärast. Vaata, ma tulen tegema sinu tahtmist. Sellega ta tunnistab tühjaks esimese ohvri, et panna kehtima teine. Selles tahtmises oleme meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse ihuohvriga ühel hoobil. Meil on Messia prohveti kuultus 40. laulus. Jeesus ju tuli ja ütles, ma olen tulnud tegema sinu tahtmist, mu Jumal. Asendama ohvrisüsteemi ehk seda täitma. Tegelikkus astus Jeesuses sümboli asemele. Tegelikkus ongi Kristus on ju meie täiuslik ohvritall. 1. Johannes 1. peatükk ütleb, Jeesuse Kristuse, tema poja veri puhastab meid kõigest patust. Kolmas sümbol, preesterkond, leviitlik preesterkond. Nemad kõik olid surelikud. Hebra 7. peatükk ütleb, oli ju neid palju, kes said preestreiks, sellepärast et surm neid keelas jäämast. Nemad ohverdasid igapäevaseid ohvreid, kuid nad olid patused. Hebra 7. peatükk jätkab, kellel ei ole mitte iga päev vaja nõnda nagu ülempreestrile esiti tuua ohvreid enese pattude eest ja siis rahva pattude eest. Sa taipad, et jutt on Jeesusest. Ja tegelikkus ongi see, et Jeesus on meie ülempreester. Tema elab igavesti. Sest Hebra raamatu kirjutaja ütleb, aga temal on selle tõttu, et ta jääb igavesti preestri amet, mis ei lähe kellegi teise kätte. Täiuslik, rüvetamata, ohverdatud ainult üks kord. Sest seda on ta igaks puhuks teinud, kui ta iseenese tõi ohvriks. Ja sama peatükk jätkab, niisugune ülempreester peabki meil olema. Püha, veatu, laitmatu, eraldatud patustest ja kõrgemale saanud kui taevad. Jeesus on meie vahemees. Sellepärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et kosta nende eest. 4. sümbol, loomanahad. Aadam ja Eeva riietati loomanahkadesse, millised olid selle eesmärgil surmatud. Millele see osutab? Kristuse verele ja Kristuse õigusele, milline mind katab. Kuulake, kuidas 2. Korintuse 5. peatükk sellest ütleb. Jumal on teinud tema, kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Kas pole suursugune vahetus? 5. sümbol, abielu. Mehe ja naise vaheline abielu ja selle vasteks on Kristus ja tema kogudus. Kuid mul on veel näiteid paljudest sümbolitest, millideks said mitmesugused inimesed. Esiteks, Mooses. Tema vabastas Jumala lapsed Egiptuse orjusest ja selle vasteks on Kristus. Tema vabastab Jumala lapsed Egiptusest, vaimulikust orjusest. Hebra 3. peatükk ütleb, ja Mooses oli küll ustav sulasena kogu tema kojas tunnistuseks sellest, mida pidi räägitama, aga Kristus kui poeg on tema koja üle ja tema koda oleme meie,
kui me julguse ja lootuse kiitlemise hoiame otsani kindla. Järgmiseks sümboliks on vaieldamatult Joosua. Tema viis Jumala lapsed tõotatud maale, aga ta oli sümboliks Kristusest. Kristus viib Jumala lapsed oma tõotatud maale. Järgmine sümboolne isik on Taavet, Iisraeli kuningas. Tema päästis oma rahva vaenlaste käest. Tegelikult oli ta karjane, oma vendadest noorim. Ja selle vasteks on Kristus, kes on vaimuliku Iisraeli kuningas ja oma rahva päästja saatana käest. Tema on oma rahva karjane, alandlik teener. Järgnev sümbol on vaieldamatult Joona, kes veetis 3 päeva kala kõhus ja pääses sealt, kui kala ta kuivale maale heitis. Selle vasteks on Kristus, kes oli 3 päeva hauas ja kes äratati 3. päeval üles. Järgmiseks sümboolseks isikuks on Iisak. See oli tõotuse poeg. Tema sünd oli ette kuulutatud. Talle anti nimi enne tema sündi. Tema ema oli viljatu. Teda kutsuti ainsaks pojaks. Iisak kandis ohverdamiseks vajalikke puid. Ta oli valmis loovutama oma elu. Kahjuks oma isagi hülgas tema. Ta tõusis surmapaigast üles. Mida me saame öelda Kristusest? Tema oli tõotatud laps. Tema sünd oli ette kuulutatud. Talle anti nimi enne tema sündi. Maria oli neitsi. Teda kutsuti ainsaks pojaks. Kristus kandis oma risti. Ta läks vabatahtlikult ristile. Oli oma isast maha jäetud ja äratati surnuist üles. Järgmine sümbol on Melkiseedek. Kõige kõrgema Jumala preester ja kuningas. Tema nimi tähendab õiguse kuningas ja rahu kuningas. Preester igavesti. Ja selle vasteks on Kristus, kes on nii kuningas kui ka preester. Kristus on õige, täiuslik. Kristus on rahu kuningas. Tema on igavene preester. Ja veel Joosep. Ta on otsene sümbol Kristusest. Joosep oli oma isa armastatud, sama oli ka Jeesus. Joosep läkitati oma vendade juurde, sama oli ka Jeesusega. Joosepi vennad keeldusid teda vastu võtmast, samuti käitusid ka Jeesuse vennad. Joosep müüdi oma vendade poolt, sama juhtus Jeesusega. Joosepit süüdistati ja mõisteti hukka ebaõiglaselt, samuti toimiti Jeesusega. Joosep maeti maa alusesse vangikongi. Samuti toimiti Jeesusega. Ta asetati Joosepi hauda, milline oli kaljus. Joosep toodi maa-alusest vangikongist välja ja ülendati otse Vaarao kõrvale troonile. Jeesus äratati üles ja ülendati ning asetati oma isa troonile. Troonil olevast Joosepist sai oma nälgivate vendade vabastaja Egiptuses. Troonile tõstetud Jeesus on eluleib nälgivale maailmale. Pärast Joosepi ülendamist sai ta mittejuudist pruudi. Jeesus sai enesele mittejuudist pruudi, see on koguduse. Niisiis, antitüüp on sümboli täitumine. Markuse 15. peatükk ütleb, ja templi eesriie kärises lõhki 2 servast ülemisest alamani. Siis, kui Jeesus tuli ja suri. Ilmutamise raamat nimetab Jeesust umbes 30 korral talleks. Lunastusplaani algusaegadest saati on Jumala rahvas kasutanud tulevase messia võrdkujudena tallesid. Aabel ohverdas oma lammaste esimesest soost ja enne, kui Iisrael lahkus Egiptusest, et minna tõotatud maale, õpetati neile, et inimese või looma esmasündinu tuli lunastada 1 aastavanuse tallega. Loeme 2. Moosese raamatu 12. peatükist. Ja issand rääkis Moosese ja Aaroniga Egiptuse maal öeldes, see kuu olgu teil esimeseks kuuks, see olgu teil aasta esimeseks kuuks. Rääkige kogu Iisraeli kogudusega ja öelge, selle kuu 10. päeval võtku iga perevanem tall, igale perele tall.
aga kui pere on talle jaoks väike, siis võtku tema ja ta naaber, kes ta kojale on lähemal, vastavalt hingede arvule, kui palju igaüks jõuab süüa, sellele vastavalt arvake neid talle kohta. Tal olgu teil veatu, isane, 1-aastane, võtke see lammastest või kitsedest. Säilitage see enestele kuni selle kuu 14. päevani. Siis kogu Iisraeli kogunenud kogudus tapku see õhtul. Ja nad võtku verd ning võidku ukse mõlemad piitjalga ja pealispuud kodades, kus nad seda söövad. Ja nad söögu liha sel samal ööl, tulel küpsetatult koos hapnemata leeva ja kibedate rohtudega söögu nad seda. Te ei tohi seda süüa toorelt või vees keedetult, vaid ainult tulel küpsetatult pea, jalgade ja sisikonnaga. Te ei tohi sellest midagi üle jätta hommikuks, mis aga sellest hommikuks üle jääb, põletage tulega. Ja sööge seda nõnda, teil olgu vöövööl, jalatsid jalas ja kepp käes ja sööge seda ruttuga. See on paasatall, issanda auks. Ja kuulake, kuidas prohvet Jesaja 53. peatükis Jeesusest ütleb, teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitja ees, nõnda ei avanud tema oma suud. Surve ja kohtu läbi võeti ta ära. Kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta lõigati ära elavate maalt ja teda tabas surm minu rahva üleastumiste pärast. Mitu aastat pärast Kristuse surma, ülestõusmist ja taevasse minekut mõtiskles Peetrus juhtunu üle ja kirjutas järgnevad read. Teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga, teie tühiseist esiisadelt päritud eluviisidest, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Jeesus veetis maa peal ühe inimelu, mis vastas Jumala pühaduse nõudele. Meie, teised, oleme pattu teinud ja see, kuidas me oma patust elu veedame, kirjeldab sõna otseses mõttes valesti meie meistri olemust. Jeesus sai aga viimaseks Aadamaks. Seal, kus meie läbi kukkusime, seal elas tema täiuslikult. Inimesena oli ta kõigiti selline, nagu inimsugu pidi olema. Temast kumas täiuslikult läbi Jumala au. Sest Jeesus ütles, kes on näinud mind, see on näinud minu isa. Teadupärast Jeesus löödigi risti paasapühal, mis näitas omakorda, et ta on talle antitüüp ehk vaste. Ja Johannese 8. peatükk ütles Jeesus, et ta õpetas avalikult. Taoliselt õpetati Iisraeli lapsi valima paasapühaks välja paasatalle ja säilitama seda, nagu äsja lugesin, ehk panema selle ohverdamise eelsetel päevadel vaatamiseks välja. Kui ülempreester küsitles Jeesust tema õpetuste asjus, viitas Jeesus tõsiasjale, et ta on viibinud avalikult templis igaühele mõtisklemiseks. Tema elu, tema teod, tema õpetus, kõik näitas, kes ta tegelikult oli. Ta on veatu tall, Jumala õiguse ja au võimsaim väljendus. Aga küsiksin nüüd sinultki, mismoodi sa saaksid oma elus paremini peegeldada Jeesuse täiuslikku iseloomu? Vastus on väga ilmne. Kutsu Jeesus oma elu juhtima. Kogu lunastuslugu on pingeline. Jumal tahab taastada enda ja meie vahelist sidet, mida me kord nautisime ning igatseb tõmmata meid enese ligi. Aga patuste toomine enese ligi tähendaks nende hävingut. Sest sina ei ole Jumal, kirjutab psalmist, kellel on hea meel õelusest. Paha ei või olla sinu külaliseks. Samas kirjutab Taavet nii, aga mina lähen sinu kotta sinu suurest heldusest ja kummardan sinu püha templi poole sinu kartuses. Kui teist templit ehitati, andis prohvet Hagai üllatava lubaduse. Uus tempel saab olema eelmisest aulisem.
mida see prohvetikuulutus tähendas? kui Saalomon pühitses sisse esimese templi, siis templi Shekinah ehk jumalik au täitis see templi jumalik aupaiste. Jumala kohalolu, mis oli iisraellastega kaasas olnud teel Kaanani maale ja preestrit ei võinud jääda teenima pilve pärast. kui aga pühitseti sisse teine tempel, puudus sealt seaduse laegas, mis kujutas Jumala armuau järge. kuna Jeremia oli see tähendab seaduse laeka varjule pannud. sel korral ei täitnud templit Jumala nähtav kohalolu. see oli südant lõhestav tõsiasi. kuidas aga tõdenes prohveti poolt tõotatu? teine tempel oli see, kuhu ilmus isiklikult lihast ja luust Jeesus. lihasse tulnud Jumal. Jumal ise oli astunud eesriide tagant välja, et saada üheks meist ja liituda selles katkises maailmas meiega. kuna Jumala poeg oli nüüd inimese poeg, võisime näha tema nägu, kuulda tema häält ja olla pealtnägijad, kui ta puudutas näiteks rüvedat pidalitõbist ja tegi selle terveks. selle asemel, et tuua meid tema suunas endale lähemale, tõi Jumal meid tema lähedusse meie suunas liikumisega. ta tuli isiklikult alla meie juurde ja pole ime, et piibel ütles Jeesuse kohta, ennäe, neitsi saab käima peale ja toob ilmale poja, teda hüütakse nimega Immanuel. see on tõlkes Jumal meiega. mõtle ise, mida see tähendab. kosmose looja alandas ennast, et meiega koos elada ja veel enam meie eest surra. rist on ülekaalukalt Jumala armastuse suurim avaldumine. mismoodi me veel näeme ja kogeme Jumala armastuse tegelikkust? vasikad ja kitsed, paasatall, Jeesus templis. kogu see jutt templist, pühamust ja ohvritest ja pühadest. see ei ole lihtsalt mingisugune vahepala piibli jutustuses. see ei ole lihtsalt piiblis juhuslikult kirjas. teise Moosese raamatu 40 peatükist 13 peatükki räägivad meile pühamust. kõik kuni 3. Moosese raamatuni. korduvad mainimised ajalooraamatutes Saamueli raamatust kuni kuningate raamatuni. kõik ajaraamatud on pühendatud sellele, mis juhtus templiga. aga see ei puuduta templit, vähemalt mitte füüsilist templit siin maal. kuulake, mida Jumal ütles, et mis tema templiga juhtub. prohvet Miika edastab selle meile 3. peatükist. teie pärast küntakse siis Siion põlluks. Jeruusalemm saab kivivaremeks ja templimägi metsaseks künkaks. sarnane sõnum on ka Jeremia 26. peatükis. siis ma talitan selle kojaga nagu siiloga ja teen selle linna kirumissõnaks kõigi maa rahvaile. ja preestrid ja prohvetid ja kogu rahvas kuulsid Jeremiat rääkivat neid sõnu Jehova kojas. ja prohvet Taanieli 9. peatükk 25 salm leiame korralduse Jeruusalemma taastamiseks ja ülesehitamiseks. ja 26. salm ütleb, pärast 62 aastanädalat kaotatakse võitu, ei keegi muu kui Kristus, ja teda ei ole enam. linna ja pühamu hävitab ühe vürsti rahvas, kes tuleb. selle lõpp tuleb uputusega ja lõpuks on sõda. hävitus on määratud. Jeesuski võttis sel teemal sõna, millest prohvet Taaniel rääkis Mattuse 24. peatükis. ja Jeesus tuli välja pühakojast ja läks edasi ja tema jüngrid astusid tema juurde temale näitama pühakoja hooneid. aga Jeesus ütles neile, eks te näe seda kõike. tõesti, ma ütlen teile, siia ei jäeta kivi peale, mida maha ei kistaks. kõik see näitab meile, et maapealne tempel ei ole see viimane sõna. eriti, kuid mitte ainult, heebrealaste kiri suunab meid taevase templi juurde, kus toimub tõeline tegevus.
maapealsesse templisse ei olnud luba ilma vereta siseneda, sest meie iseenesest ei ole väärt. Prohvet Jesaja sai pilgu heita taevasesse templisse ja 6. peatükis ta ütleb: sel aastal, mil kuningas Ussia suri, ma nägin issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel ja tema 6 palistused täitsid templi. Temast kõrgemal seisid seeravid, igaühel neist oli 6 tiiba, 2-ga ta kattis oma palet, 2-ga ta kattis oma jalgu ja 2-ga ta lendas. Ja neid hüüdsid üksteisele ning ütlesid: püha, püha, püha on vägede Jehova, kõik maailm on täis tema au. Ja lävede alused vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga. Ja mina ütlesin: häda mulle, sest ma olen kadunud. Sellepärast, et ma olen roojane mees huultest ja elan roojaste huultega rahva keskel. Sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat, vägede Jehovat. See oli prohveti pöördumise hetk. Kui ta näeb Jumala auhiilgust, on ta sügavalt teadlik oma ülekohtust ja täielikust sobimatusest elada Jumala ligiolus. Ta näeb ja mõistab, et tema on vääritu. Kuid ilmutamise raamatu 4. peatükis kutsutakse Johannes taevasesse pühamusse. Läheme meiegi koos temaga. Kas sa oled kunagi tundnud end väärtusetuna, kui oled Jumala lähedal olus? Ilmutamise raamatu 4. peatükis kutsutakse Johannes tunnistajaks Jumala templis toimuvale. Keskpunktiks seal on troon. Keegi, kes istus troonil. Seal on klaasmeri, kiitus troonile istujale. 4 olendit, nad kiidavad pidevalt teda, kes istub troonil. Sina, issand, oled väärt võtma au ja väge, sest sina oled loonud kõik ja sinu tahte läbi on need loodud. Ja ilmutamise 5. peatükk ütleb: ja ma nägin selle paremas käes, kes istus aujärjel, rullraamatut, täis kirjutatud seestpoolt ja väljaspoolt ja kinni pandud 7 pitseriga. Ja ma nägin vägevat inglit, see kuulutas suure häälega: kes on vääriline avama seda raamatut ja lahti võtma selle pitsereid? Ja ükski ei võinud ei taevas ega maa peal ega maa all avada raamatut ega vaadata sinna sisse. Ja ma nutsin väga, et kedagi ei leitud väärt olevat avama raamatut ja vaatama sinna sisse. Kogu tähelepanu pöördub rullraamatule. See on täielik ja täiuslik. Johannes on just kuulnud kaunimaid kiituslaule. Kiituslaule sellest, et troonil istuja on vääriline. Johannes nutab, sest mitte keegi, isegi mitte troonil istuja, näib olevat mitte vääriline rullraamatut avama. Ja loeme edasi. Ja üks vanemaist ütles mulle: ära nuta. Vaata, lõukoer Juuda suguharust, Taaveti juur, on võitnud nii, et tema võib avada raamatu ja lahti võtta selle 7 pitserit. Kõik see on sinu jaoks oluline, see kehtib sinu elu kohta. Keegi on vääriline. Lõvi, Taaveti juur, see oleks kogu kuninglik võimu alus ja jätk. Ja ma nägin keset aujärge ja 4 olendit ja keset vanemaid seismas talle, kes oli otsekui tapetud. Ja tal oli 7 sarvi ja 7 silma, mis on Jumala 7 vaimu, kes on läkitatud kogu ilmamaale. Ja ta tuli ja võttis raamatu selle paremast käest, kes istus aujärjel. Jah, tõesti, seda me olemegi igatsenud. Kogu meelevald taevas ja maa peal, see on Jumala kiitmist väärt. Ja jätkan lugemist. Ja kui ta oli võtnud raamatu, siis need olendid, need 24 vanemad heitsid maha talle ette. Ja igaühel oli käes kannel ja kuldkausid, täis suitsutusrohte, need on pühade palved. Ja nad laulsid uut laulu ning ütlesid: sina oled väärt võtma raamatut ja lahti tegema selle pitsereid, siis sina oled olnud tapetud ja oled oma verega Jumalale ostnud inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvaist ja pagana hõimudest. Ja oled nad teinud kuningriigiks ja preestriks meie Jumalale ja nemad valitsevad maa peal. See väärilisus tuleneb tapetud tallest. Mida see minu ja sinu jaoks tähendab? Tempel
juhatab sind Jeesuse juurde. See ei ole lihtsalt tühi asi, mitte ainult hulgaliselt sümboleid. See on kõige tõelisem reaalsus. Taevane pühamu ei ole lihtsalt ainulaadne doktriin. See on tunnistus sellest, et Jeesus Kristus on väärt. See on ka sinu võimalus seda kogeda. Ilusat päeva, peatse kohtumiseni.